Ja natuke ka sellest, millest ennem rääkisin, tegelikult on ka tänane jutlus ajendatud. Ma olen selle peale üsna tükk aega mõelnud. Alles oli meil kannatusnädal, ülestõusmispühad, selle oli kannatusnädal. Ja ma ei tea, kas te teate, mis olid Jeesuse viimased sõnad ristil? Kas teil on meeles? Ristilöömine ei ole koht, kus inimesel väga oleks aeg kõnesid pidada. Et lugupeetud inimesed, et oleme täna kokku tulnud siia selleks, et mul on teile üks sõnum öelda. Ja Peetrus üleüldse, et mis sa seal nutad, sa ise reetsid mind. Kust te juurde eetsite? Jeesusel, ta ei ole aega kõnesid pidada, aga on talletatud tema viimased sõnad. See on lõpetatud. See on nagu jah, erinevad versioonid, üks on, et see on lõpetatud, aga kahes evangeeliumis on selline heebrekeelne fraas Eli, Eli, lema sabatani. Miks sa maha oled? See on mu jumal, miks sa mu maha jätsid. See on selline fraas, et ma ei tea, kui kellelegi meeldib rockmuusikas ja ansambel System of the Dawn, siis laulus Chop Suey on lausa üks refrään sinna pandud, kus seal röögivad need Armeenia vennad, et isa, miks sa oled mu maha jätnud. Ja sellesse laulu läks muidugi väga juhuslikult, sest kui see bänd oli salvestamas oma plaati, siis selles loos oli nagu üks fraas puudu. Ja siis produtsent ütles, et võta siit mingi raamat, leia mingi fraas. Ja siis laulubändi frontman läks võttis ja tõenäoliselt võttis siis piibli ja leidis selle fraasi pani sinna sisse. Aga iseenesest see sõna, mu jumal, miks sa mu maha jätsid, see on Mattuse evangeeliumi 27. peatükis. 6. salm. Ja see lõik tegelikult puudutab seda kogemust või seda arusaama, et ristil olles Jeesus koges totaalset eraldatust Jumalast. Et ta oli totaalselt Jumalast lahus. Ehk ta hüüab need sõnad, mu jumal, miks sa mu maha jätsid. Ja mingis mõttes ongi see ka selline kogemus, mida aeg-ajalt me kuuleme mõnikord kaasuslike käest, mida me kuuleme inimeste käest, kes on väga kitsas kohas oma eluga. See võib olla suhtes mingis sellises kohas, kus sa oled arvanud, et mitte kunagi ma ei jõua oma lastega või sa võid leida endast selles kohas, kus sa mitte kunagi ei ole ennast leidnud. See võib olla oma rahadega, see võib olla sageli siis, kui sa oled mingi jamaga tegelenud ja siis, kui see välja tuleb. Me teame, praegu on üks Eesti armastatud kultuuritegelane sellise tähelepanu orbiiti sattunud pealtnägija loo tõttu, kus talle süüdistatakse vägistamises. See on punkt, kus sa ei taha kunagi jõudnud olla, mitte et öelda, et see tegu, kui see niimoodi toimus, oleks õige olnud, aga see, et kui see asi tuleb välja, ma jään vahele, see on mingi tohutu häbi, süü, hirm. Ja see justkui kirjeldab seda. Ja selliselt jääbki mulje, et Jeesus justkui sõnastaks mingi eksistentsialistliku või postmodernistliku filosoofia mingit olemust. Kuid me peame selle mõttes aru saama, et Jeesus ei olnud filosoof. Jeesus, tema viimased sõnad ei olnud mitte see, et sõnastada ära mingi hästi oluline filosoofiline pilt. Et ta ei hüüdnud, et ükstapuha, mida sa teed, siis oma elu lõpus oled sa ikkagi üksinda ja midagi ei ole. Et sa koged täiesti seda tunnet. Miks Jeesus seda ütleb, peab mõistma ka seda, millal Jeesus seda ütleb. Ta on viimased Jeesuse sõnad. Ja siin me peame ka mõtlema, et Jeesuse elu ei olnud selline suvaline lonkimine läbi elu või suvaline kulgemine läbi elu, mida mina näiteks praegu ma arvan, et ma olen natuke sellises faasis, kus ma natuke niimoodi longin läbi elu niimoodi, et joon oma kohvi ja siis mul on tavaliselt üks koht, kuhu ma vaatan taevasse, naaburimaja katust ja näen, kuidas seal aastaajad muutuvad ja linnuke lendab seal ja siis on mingi pilved ja vihmad ja asjad. Tunnen nagu lihtsalt niimoodi longin läbi elu. Kuid Jeesuse elu on väga tähendusrikas. Kui me mõtleme juba ainuüksi selle peale, et Jeesuse elus sellist juhuslikkust on väga-väga vähe. Juba tema nimi on tähendusrikas. Kuigi see oli üsna levinud juudi nimi tollel ajal, on ju Yeshua, siis see tõlkes tähendab ju Jahve päästab või Jumal päästab. Ja Jeesuses
kui paljudele juudi poistele pandigi see nimi, mis pidi meenutama seda, et ajaloos on Jumal meid päästnud. Islami kultuuriruumis Muhammad on väga levinud mehe nimi, paljud poisid saavad ja see on nagu austusest prohveti vastu. Nii nagu Eestis on igasugused Juhanid ja Jaanid ja muud sellised, siis juutide jaoks see meenutas selle, et ajalooliselt on Jumal meid päästnud ja lootus selle peale, et Jumal päästab. Nüüd Jeesus elas seda, Jeesuses saab see nimi tõeks, Jeesuses saab see nimi, selle tähendus muutub päriseks. See, mida sellega on mõeldud. Ja Jeesus kannatas ristil ja sureb ja ta kannabki endas inimkonna patu, siis see, mida ta hüüab, see Eli lema sabatani heebra keeles siis, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid, siis tegelikult need ei ole tema enda mingi sellised viimased sõnad, vaid Jeesus viitab ühele psalmile hoopis. Ja ka see on väga tähendusrikas, sest sellises juudi või sellises rabide õpetuses oli selline komme, et kui näiteks mingid teemad üle arutleti või vaieldi, siis ei loetud alati ette tervikteksti. Seepärast, et need tekstid olid sageli peas. Lapsest saadik juba õpiti pähe Vanatestamendi tekste. See käis sellise juutliku hariduse juurde, mitte kooliharidus, või kodus ka. Isa hakkas õpetama juba lapsele piibli kohti pähe. Samamoodi nagu kristlikes kodudes on ju meesa palve, lastel on peas. Islami kultuuris on seal oma suurad, mida õpitakse samamoodi pähe, et kõik teavad. Siis juutidel oli see, et loeti neid piibli kohti. Ja kui Jeesus ütleb selle, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid, siis tegelikult on see algusread psalmile 22. Nii et mitte see, et ta siis ei sõnasta mingisugust filosoofilist üksiklauset. Ta ei sõnasta mingit eksistentsiaalset hirmu ja üksindolekut ja sellist lahutatust Jumalast. Aga ta viitab ühele psalmile. Ja kui nüüd me loeme selle psalmi ette ja ma loen selle ette ja ma kavatsengi selle psalmi ette lugeda, see ei ole lühike psalm, see on 32 psalmi. Aga et see midagi kõneleb selle kohta, kes on Jumal, kes on Jeesus. Ja mida see meie elust tähendab, mida see meie jaoks ka tähendab. Ja ma loen ette psalm 22. Me teame, psalm 23 on see on see, et issanda mu varjane, kui pole millegist puudust, aga psalm 22, sellele eelnev psalm. Miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga see ei vasta ja ööselgi, kui ei leia enesele rahu. Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid ja sina päästsid nad. Nad kisendasid sinu poole ja pääsesid. Nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse. Aga mina olen ussike ja mitte mees. Inimeste teotada ja halb rahva meelest. Kõik, kes näevad mind, irvitavad mu üle. Nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead. Ta on kõik veeretanud issanda peale, see pääsku ta, kiskugu ta hädast välja, sest tal on ju temast hea meel. Jah, sina oled see, kes tõi mind välja üsast, kes kaitses mind mu ema rinnal. Sinu hooleks ma olen jäetud lapse kojast, mu ema üsast alates oled sina minu Jumal. Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, sest abimeest ei ole. Palju härjavärsse ümbritseb mind, paaseni sõnnid piiravad mind. Nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu nagu lõvi, kes murrab ja möörgab. Ma olen välja valatud otse kui vesi ja kõik mu luudliikmed on koost ära. Mu süda on nagu vaha, ta on sulanud mu sisikonnas. Mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes. Surmapõrmu paigutad sa minu. Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber. Nad purevad mu käsi ja jalgu. Ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mul otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Aga sina, issand, ära ole kaugel, mu vägi, tõtta mu lappi. Tõmba mu hing ära mõõga eest, koera käest mu ainukene. Päästa mind lõvi suust ja metsärgade sarvede eest. Sa vastasid mulle. Ma tahan su nime kuulutada oma vendadele keset kogudust. Ma tahan kiita sind. Teie, kes issandat kardate, kiitke teda kõik Jaakobi sugu.
austage teda ja värisege tema ees kõik Iisraeli sugu, sest ta ei pannud halvaks ega põlenud viletsa häda ega varjanud oma palet tema eest, vaid kuulis, kui ta kisendas tema poole. Sinu kohta käib mu kiituslaul, suures koguduses ma tasun oma tõotused nende ees, kes teda kardavad. Vaesed saavad süüa ning saavad kõhud täis. Issandad kiidavad, kes teda otsivad. Teie südamed elagu igavesti. Kõik maailma ääred tuletavad teda meelde ja pöörduvad tagasi Issanda juurde ja sinu ette kummardavad kõik rahvaste suguvõsad, sest Issanda päralt on kuninglik võim ja ta valitseb rahvaid. Kõik ilmamaa võimsad kummardagu tema ette. Tema ette vajugu põlvili kõik, kes lähevad alla põrmu ja kelle hinge ta ei jäta ellu. Tulevane sugu teenib teda, Issandast jutustatakse tulevastele põlvedele. Nad tulevad ja kuulutavad tema õigust, vastsündivale rahvale jutustades, et tema on seda teinud. Aamen. Räägib. Ühelt poolt tõepoolest, ta räägib sellest üksindusest, ta räägib mahajäetusest, aga teiselt poolt ta räägib ka palju mitmeid kohti, mis on Jeesusega otseselt seotud ettekuulutused. See, kus ta ütleb, et mina olen ussik ja mitte mees, inimeste teotade rahvaste meeles, kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle. See oli see ristiolek, see, kus Jeesust nähti, tema üle irvitati, seal ta räägib ka ju see koht, kus ütleb, minu riiet üle visatakse liisku. Seda, mida Rooma sõdurid tegid, et nad veeretsid täringut ja vedasid kihla või kes võidab siis Jeesuse üle kuue. Aga veelgi olulisem, ühelt poolt ta kirjeldab seda üksindust, seda Jeesuse olukorda, kirjeldab justkui olukorda, kus kõik probleemid kuhjuvad. Ja sellest ma just mainisin, et mõnikord me leiame ennast selle, et üks jama on, ma ei tea, laps jääb haigeks ja siis on korraga tuleb mingi auto läheb katki, siis ma ei tea, mingi sõbra hakkab mingit joga ajama, siis tööandja hakkab jaurama. Ühesõnaga, siis mõtlen, mis mõte seal on. Ja siis endaga veel midagi juhtub. Kuid see lugu räägib ka tegelikult ju Jumala päästest. See räägib Jumala päästest vaatamata meid tabanud hädadele. Kristus mitte kuskil ja Jeesus mitte kuskil ja kristlik õpetus mitte kuskil ei räägi seda, et kristlik elu on murevaba elu. Ta on kerge elu, et ta on elu, kus midagi juhtub. Küll on see, et kui sa oled Jumalaga koos, kui sa oled kristlane, kui Jumal elab su südames tegelikult, siis sa suudad nendele muredele vaadata mingi teise nurga. Mis räägitakse sellest sisemisest rahust. Ja seetõttu mõnikord tundub, et kristlased kohati on justkui välja näha natuke nagu ullikesed. Et see probleem on ju nii suur, miks sa siis ei võta vastu, et see probleem on nii suur. Ma olen seda näidet tõenäoliselt mitu korda toonud, aga minu arust oli väga kõnekas see, kui Katrin Allikas, kui ta oli saanud oma sellise diagnoosi ja arstid ütlesid, et sellest ei saa terveks. Öeldis, et Katrin ütles arstidele, et aga ma saan aru, et ma tõenäoliselt ei saa terveks, aga miks mul ei või jääda minu usk, et Jumal võib terveks teha? Vaatenurk, teine nägemine. See ei ole mitte see, et umbes, et arstid te valetate. See oli see okei. Meditsiiniliselt on niimoodi, et tõenäoliselt ma ei saa sellest terveks. Tõenäoliselt ma suren selle tõttu. Aga mul on minu usk, et Jumal saab mind terveks teha. Ja see on, kuigi ta ei saanud terveks, siis ei saa öelda, et tema usk oleks väike olnud või tema usust ei oleks piisanud või tema eest oleks piisavalt palvetatud. Aga saad aru, see on selline teistsugune vaatenurk, see on see veendumus, et Jumal päästab ka siis, kui kõik ümberringi laguneb. See on mingi täiesti teistsugune elluhoiak. Ja see Jeesus risti peal, kui ta viitab sellele psalm 22, siis tegelikult Rooma sõdurid ei saanud sellest midagi aru. Seal öeldi ja nemad kuulsid seal Eli, nad teadsid, et juutidel oli mingisugune prohvet, Eelia olnud, et nad hüüab Eeliat appi. Seal olid ja need olid ju Jeesuse, tema enda ema, tema õpilased, tema jüngrid, siis nad said aru, et kuigi see olukord, mida te näete, see tundub lootusetu, siis Jumal päästab. Et see minu nimi, Jeesus,
see saab tõeks. Salm tuletab meile meelde, et Jumal päästab neid, kes reaalselt ootavad issandat. See tuletab meile meelde, et kui maailm, mida me teame, on kokku varisemas ja muutumas ja me mingis mõttes me näeme seda, me elame praegu ajajärgul, kus me näeme maailma senist, see maailm, mis oli, ütleme, et me hakkasime seda nägema alates sellest, kui tuli see COVID-viirus, mis muutis selle maailma asjad teistmoodi. Esimest korda maailm pandi nii-öelda lukku ja kui see lukus avaks, nüüd saab elada, siis leidis üks riik, et Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistada kõige parem sellega, et tungime kallale Ukrainale. Kriisid ja teed maailmakord muutub. Me näeme seda, kuidas jõumänge mängitakse, kuidas suurriikid juhid, Hiina, Ameerika Ühendriigid, kuskil on Venemaa, me näeme tohutult palju muutusi ühesõnaga. Ja see võib tekitada sellise tunde, et milles me saame siis veel üldse kindel olla. Siis see psalm tuletab meelde, et isegi siis, kui meile tuttav maailmakord kokku variseb, isegi siis, kui võimule tulevad türannid, isegi siis, kui me leiame ennast ise reaalselt olukorras, kus meie homne päev pole kindel, siis on Jumal on see, kes valitseb lõpuks üle iga võimu ja iga valitsuse. Ma näitan teile ühte sümbolit. Kuskil. Rist ja kus on siis sellised tähed IC, HC, NI ja KA. See on loomulik, et me oleme näinud, üldiselt kui näiteks õigeusu kirikus oleks käinud, siis me oleks näinud, või Kreekas, siis see on tegelikult üks väga vana sümbol. See on kristlik sümbol kuskil alates 4. sajandist ja see tulebki kreeka keelest, mis tähendab, see IC on Jesus, see HC on Christos ja Nika. Jeesus Kristus võitja tähendab see sümbol. See oli selline riik nagu Bütsantsi riik oli, mis oli siis Ida-Rooma keisriik. Oli selle riigi sümbol, mis tähendas seda, et me oleme kristlased, ka meie keiser on kristlane ja koos Kristusega me võidame. See tähistas sellist poliitilist võitu, aga teistpidi tähendas ka see teoloogiliselt seda, et seda sama, mida siin Jeesus ütleb, et Jumal võidab, Jumal on võitja ka selles kaduvas maailmas, ka siis, kui mina leian ennast olukordadest, kus mulle tundub, et kõik kaob, kus kõik puruneb. See sümbol meenutab meile seda, et isegi siis, kui inimesed elavad selliselt, nagu Jumalat ei oleks olemas. Ja ma ei tea, kas sa oled tähele pannud, et mõnikord me elame ise samamoodi, nagu Jumalat ei oleks olemas. Teeme mingid otsuseid ja mõtleme, et on olemas, ei ole olemas. Ja paljud inimesed elavadki niimoodi, et üldiselt et ma loodan selle peale, et ma olen piisavalt hea, et keegi on piisavalt halb, et kui päriselt on Jumal olemas, siis Jumal vaatab, et võrreldes selle lurjusega, see ei ole nii suur lurjus ja okei, sina võid tulla minu juurde ja sina ära tule, umbes selline elu. Siis vaatamata sellele Jumal valitseb. Ja siis tekib see küsimus, et kui Jumal valitseb, siis kust tulevad need hädad, õnnetused ja muud asjad, on niimoodi. Kuidas on võimalik, et kui Jumal valitseb, et kurjad saavad kurja teha? Kui Jumal valitseb, siis miks saab ülekohus võidustada? Kui Jumal valitseb, siis kuidas saavad mingi riigipea otsustama tungi kallal teisele riigile? Või kuidas saavad tegutseda inimesed, kes, ma ei tea, ahvatlevad lapsi seksuaalselt või vägistajad või mõrvarid? Kuidas see saab kõik olla, kui Jumal tegelikult valitseb? Ma ei tea, kas sa oled seda küsimust küsinud. Või kas sa oled küsinud enda elus seda küsimust või võib-olla seda küsimust, et Jumal, kui mul läheb nii halvasti, siis kuidas sina saad tegelikult valitseda? Kuidas on see võimalik? On nagu hästi olukorra keskne. Nüüd, Jeesus räägib ühe loo
Mattuse evangeeliumi 21. peatükis on see kirjas, ta räägib tähendamissõna Viinamäe rentnikest. See ei ole veel kõige tuntum Jeesuse tähendamissõna. Ta on üsna tuntud, aga ta ei ole kõige tuntum. Võib-olla kõige tuntum on seal tähendamissõna kadunud pojast ja külvajast ja muud. Aga see tähendamissõna Viinamäe rentnikest kirjeldatakse ühte olukorda, see räägib siis lood, on üks isand, kellel on viinamägi. Ja viinamägi tähendab viinamarja istandus. Et see ei ole siis mitte hunnik, kus on suur hunnik viinapudeleid. Kui Eestis see viinamägi, siis see tähendab seda, et viinapudelid ja seal peal on need suured teod, viinaveteod roomavad, vaid et viinamarja istandus. Ja viinamarja istandus tegelikult tähendas ka sissetulekut. Seepärast, et Lähis-Ida, kõik see Vahemere, Mustamere piirkond on ju ajalooliselt viinamarja kasvatajad olnud. Kõik seal kreeklased ja juudid ja süürlased ja armeenlased ja grusiinid ja kõik see on viinamarja kasvatajad. Ja see tähendab jõukust, sest sellest toodetakse ühte väga olulist asja ja see oluline asi ei ole mitte rosinad, kuigi rosinad on ka oluline, aga see on vein. Ja veini seda eksporditi, vein kuulus igapäevase menüü juurde ja mitte sellepärast siis, et tahaks kogu purjus olla, aga sellepärast, et vesi ei olnud alati nii puhas, siis vett segati veiniga, sest alkohol puhastas, sest vett igalt poolt ei olnud võimalik kaevudest võtta, võeti tsisternidest, vihmaperioodil seda koguti, aga kui see on suured maasse kaevatud tsisternid, siis see vesi võiks roiskuma minna. Et vein kuulus sellise igapäeva elu juurde ja kui sul oli viinamägi, see tegelikult tähendas, et sa lahendasid mingit igapäeva elu probleemi. Sul oli võimalik selle pealt raha teenida. Et on üks viinamäe omanik ja ta andis selle rendile. Ta ise läheb ära. See viinamägi on tema oma. Ja nüüd rentnikud peavad siis, nende töö oli siis seda viinamarja põldu harida ja mingi osa sellest saagist pidid nad andma Viinamäe omanikule. Selline oli selle diil. Ja kui nüüd on aeg seda saaki koristada, siis Jeesus räägib seda loo, et see isand läkitab oma sulased ja nüüd rentnikud mõtlevad, et tegelikult seast oli jube ja viinamarja saak. See isand ei ole mitte midagi siin teinud, et mida ta üldse tahab. Meie oleme siin tööd rüganud, meie oleme siin vaeva näinud, saak on väga hea ja nad need isanda läkitatud sulased maha lüüa. Peavad kividega surnuks. Mis te siin tahate? Siis saadate järgmised sulased, jälle sama lugu, lõpuks otsustab, okei, ma saadan enda poja. Poeg esindab mind. Ja kui see poeg läheb sinna, siis mõtlevad nad, et okei, et nüüd tuli selle poeg, et kui me selle poja nüüd ära tapame, siis selle isandal ei ole kellelegi pärida, et pärandada me pärime selle ise. Et nad tapavad selle poja ära. Ja siis Jeesus küsib, et kui nüüd Viinamäe isand tuleb, mida ta teeb nende rentnikega? Kas ta nüüd vaatab, et ohoo, et tõepoolest, et mind aeti kahvlisse, et näed, ma tegelikult ei olegi hakkama saanud. Et ma ei olegi väga hästi sinna Viinamarja istandusega hakkama saanud. Et olgu, ma annan selle Viinamäe istanduse teile, et vabandust rentnikud, et mul läks kehvasti. Kas see kõlab loogiliselt? See Viinamäe isand ei ole vähem isand siis, kui ta ei ole seal Viinamäel toimetamas. Ta on ikka selle Viinamäe omanik. On ju? Kui sa lood näiteks mingi ettevõtte, sul on töötajad ja sinu töötajad käituvad nõmedalt, siis see ei tähenda, et sina ei ole enam omanik. Või kui sul on perekond ja lapsed teevad midagi, mis on vastupidiselt sellele, mis on sinu pereväärtused, siis see ei tähenda, et sina enam ei ole lapsevanem. Ja samamoodi on tegelikult Jumal, aga see lugu räägib sellest, et Jumal on Jumal ka siis, kui inimesed käituvad nõmedalt. Jumal on Jumal ka siis, kui inimesetena me teeme üksteisele kurja. Jumal valitseb ka siis, kui minu elus on olukorrad, mis on väga kehvad. Jumal ei ole vähem Jumal siis. Sest on terve rida asju, kus
nende põhjuste taga oleme me ise või on teised inimesed. Et see lugu või see psalm 22, see, millele Jeesus viitab ja see, mis on tegelikult ka meil oluline on mõelda, on see, et millises kohas me oma mõtlemisega või oma usuga oleme. Kas mu usk on selles kohas, et siis, kui on hästi, siis, kui on pidu, siis, kui on lahenenud olukorrad, siis ma ütlen, et Jumal on hea. Väga hea, mul on tore tulla kogudusse, mul on hea olla kõik. Ja siis niipea, kui asi läheb kitsaks, ma ütlen, vau, et tegelikult see asi vist ei tööta. Ma nüüd taganen sellest ruttu välja. Siis tegelikult see on koht, kus meie usk saab kasvada. Ja see sama see psalm 22, kui seda lugeda, ma ei hakka teile uuesti seda ette lugema. Aga see kirjeldabki seda sellist seisukorda, kus kogetakse sellist täiesti üksinda olekut. Midagi nagu ei lahene. Aga Jumal, ma jään ikkagi sulle ustavaks. Ma jään ikka sulle ustavaks. Vaatamata kõigele. Vaatamata kõigele. Ja see, et ma olen Jumalale ustav, ei ole siis mitte minu sisemine hoiak ainult, vaid see tegelikult väljendub ka minu praktilises elus. See väljendub minu igapäeva otsustes, minu igapäeva valikutes, minu igapäeva tegemistes. Mida ma siis tegelikult teen? Mida ma teen päriselt, täitsa reaalselt? See avaldub ka selliselt, et näiteks. Või kuidas ma, mitte pühapäeva, kuidas ma veedame laupäeva isegi tegelikult on olulisem. Sest kui laupäeva veetmine mõjutab seda, kas ma jõuan kogudusse või mitte, siis see on väga oluline küsimus meile. See, kas me ütleme, et Jumal valitseb minu elu üle, kas ma tunnistan seda, kas ma elan seda välja, või ma ütlen seda alles siis, kui ma ütlen, et Jumal, sa oled tõestanud mulle, et nüüd, kui mulle läheb hästi, et siis on hästi. Nii nagu see isand ei pidanud tõestama nende Viinamäe rentnikele, et on selle Viinamäe omanik. Ja see võrdlus on selles, et see Viinamägi on tegelikult maailm. Elu, mis on inimestele antud. Ja need sulased, keda Jumal, või see Viinamäe rentnik on ise, või see omanik on see Jumal, ja need sulased on siis prohvetid, keda Jumal on saatnud maailma. Ja siis lõpuks on poeg, Jeesus, kes saadakse maailma ja kes ka tapetakse. Siis Jumal ei muutu vähem Jumalaks, siis kui meil asjad lähevad valesti või kui me teeme valesid otsuseid, vaid et Jumal valitseb. Et see sümbol, Jeesus Kristus, võitja, meil kõigil, ma ei ütle, et me ei peaks mingit särke kandma ja see on seotud hoopis teise kirikuga, see on õigeusu kirikuga. Me oleme siin vabakoguduse protestandid ja me ei pea selles sümboolikas elama. Aga see peaks olema tegelikult meie elus kuidagi meie südametes olemas, et Jeesus on tegelikult võitja. Jeesus on suurem kui ükstapuha mis muu asi mu elus. Kõige tähtsam asi mu elus. Et sellest hetkest, kui mingi muu asi on eespool Jeesus, ma ütlen, et see mingi muu asi on võitnud tegelikult. See võib olla minu töö, see võib olla mingi minu suhe, see võib olla raha, see võib olla minu üksindus, see võib olla minu sõltuvus, see võib olla minu sõbrad, see võib olla minu hobi, mis iganes, you name it, see loetelu on tohutult suur. See võib olla Eurovisioon, näiteks. Kuigi meil vist keegi ei ole otseselt Eurovisiooni fänn, lihtsalt kuna see eile toimus, seda on hea tuua siia näiteks. Aga see, et Kristus valitseb, see tahab välja tungida. Kui Kristus minu elus valitseb, siis ei jää see peitu, siis on see nähtav. Sellega siis tänane jutlus on ka läbi ja teeme siis sellise lõpupalve. Palvetame, paneme selle kaamera kinni, et seda lõpupalvet me ei